Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Mustakassi imelised lood. Felix. Varsti on Lepatriinu ja Mustakassi imelise pinu käes. Siis saan ma täieliku võimu ja me kõik saame jälle koos olla. Sina ja mina. Varsti, Emily. Muidugi, saadan kellegi sulle kohe järele. Sellest on aasta möödas. Mida kauem te oma tegevust varjate, seda raskem on tal viimaks teada saada. Väike kiisu katusel, üksi. Adrian, isa? Pean sulle ühest olulisest asjast rääkima. Olen seda juba tükk aega teha tahtnud, aga ei leidnud õigeid sõnu. Ma vist juba tean, isa. Kuidas? Ma ju näen, et te olete Nataliga nii lähedased. Kui ta teeb sind õnnelikuks, minu jaoks on ta nii nagu pereliige. Kuidas sa võid sellist asja üldse mõelda? Keegi ei saa kunagi su ema asendada. Ta elab edasi, kuni ta on meie südametes. Meile tulevad külalised. Pane end valmis. Su paps on nagu Tommi juust. Nii kõva koorega, et selle sisu on peaaegu võimatu kätte saada. Ära ole temaga liiga karm. Täna saab täis aasta ema lahkumisest. Me ei saa Adriani sellisel päeval üksi jätta. Jaa, aga ta paps ei laseks meid nagunii tema juurde. No jaa, aga kui me teeks video ja annaks talle teada, et me hoolime temast. Hea mõte, võime kordamööda iga ühe sõnumit salvestada. Ja siis need talle saata. Hea mõte. Hakka pihta, Marinett. Ei, las keegi teine alustab. Ma ei tea veel täpselt, mida öelda. No ja küll. Niino, oled valmis? Läks. Tšau, kutt. Isa ootab sind allkorrusele, Adrian. Tulen kohe. Ema? Heldega, kui suureks oled kasvanud. Gabriel, ta on ju maailma kõige nunnum poiss. Kindlasti on Adrianil väga hea meel, et tädi talle just täna külla tuli. Tädi Amelie? Nii tore sind jälle näha. Mõtlesin, et oleks tore sellisel päeval koos olla. Eks ole, kullake? Felix! Kui hea sind jälle näha. Vaata, Gabriel, nad on nagu kaksikud. Kas mäletad, kui nad üritasid naljaviluks kohti vahetada? Ükskord petsid nad sinu ja Emily terveks nädalavahetuseks ära. Kuidas me naersime? Enam ei saa mind ära petta. Tere, onu. Felix, sa ju tead, et onu Gabrielile ei meeldi puudutused. Oi, kui armas. Kannad ikka abielusõrmust. Sul on siis ilmselt Emily oma ka alles. Sa ei vastanud mu sõnumitele, aga ma tahaksin need sõrmuseid tagasi saada. Need sõrmused on mulle väga olulised. No ja need on mulle ka väga kallid, sest need on alati kuulunud meie perekonda, mitte agrestidele. Räägime sellest hiljem. Londonis siia on pikk tee, küllap tahate veidi puhata. Natali? Palun tulge minuga. Võta Felix kaasa. Jah, isa, tule Felix.
tahtsin lihtsalt öelda, et me mõtleme sinu peale. ja stopp. sina oled viimane, valmis? Ma parem filmin ise, ma tulen kohe tagasi. Mida ma talle ütlen? Oita mind, Tiki. Mida sina ütleksid oma Kvaamist sõbrale, kes on ema kaotanud? Kvaamid elavad igavesti, Marinet. Lase oma südamel rääkida ja kui see on täis armastust, läheb kõik hästi. Arvad? Adrian, ma armastan sind. Olen alati olemas, kui peaksid mind vajama. Oi, mis mul arus oli? Täna on kõige hullem päev talle seda öelda. Hakkame otsast peale. Sa ei leia kunagi õiget päeva talle öelda. Marinet, kas said valmis? Me ootame. Sinu sõnum võib teha Adriani kõige kurvema päeva rõõmsamaks. Mis toimub? Kas hakkad haigeks jääma või? Sa ei tohi seda videot saata. Keegi ei tohi minu lõiku näha. Ära ütle, et sa... Luba! Minu sõna selle peale. Super, kõik sõnumid on koos, saada need Adrianile. Mäletad meie korviloopimisi? Anna andeks, et ma su isa matustele ei tulnud. Mu isa arvas, et see oleks mulle liiga ränk, arvestades kõike aasta jooksul juhtunut. Sul on õigus minu peale pahane olla. Ka sa kuulad alati ja kõiges isa sõna. Ta on väga kaitsev. Kas sul on see male alles, mida me vanasti mängisime? Muidugi, lähen kohe üles, toon ära. Teeme ühe hea mängu, las parim võidab. Leidsin. Too kaardid ka, kui sa juba seal oled. Sa teed ikka kaarditrikke. Rohkem kui kunagi varem, ma näitan. Kas sa karatees käid ka ikka? Muidugi. Adrian, me peame rääkima. Kas ma duši all tohin minna? Muidugi tunnen ennast nagu kodus. Mis su tädipoel viga on? Kõigepealt ta sorib su asjades, aga kõige hullem on see, et ta toppis minu kitsejuustu tüki su padja alla. Olen seda palukas 2 nädalat laagerdanud, saad aru, 2 nädalat. 2 nädalat. Felix jäi hiljuti isast ilma. Ilmselt ta pole tema ise. Kahju küll, aga see pole vabandus. Sina kaotasid hiljuti ema, aga sa ei tule sellepärast minu juustu näppima. On andeks, ma ei mõelnud nii. Ma tean. Ja kahju, et su juustuga nii läks. Muidugi on see lollike superkangelasse armunud. Tšau, kutt. Ma ei tea täpselt, mida sulle öelda, aga sa oled mu sõber ja sõbrad on alati üksteise jaoks olemas. Sõbrad ja sõbrad, bla bla bla, idikas. Ükssarvikutel on ütlus, isegi kui taevas on hall ja vihma sajab, on vaja ühte päikesekiirt, et tekiks vikerkaar. Luuser. On 100% kindel, et hea naer teeks 52% rõõmsamaks. Markov kogus sulle paar head nalja alustuseks. Kui mu ema New Yorki läks, ma olin väga kurb, nagu ta oleks... Nojah, ta tuli tagasi, mul on selle üle väga hea meel. Võid alati minu peale loota, Adrianike. Chloe, sama tüütu nagu ikka. Adrian, ma armastan sind. Olen alati sinu jaoks olemas. Kui hale. Video kustutatud. Adrian, kas saad mulle riideid laenata? Mu kohveri allkorrusele. Muidugi võtta garderoobist, mida tahad. Suurepärane. Esiteks suur tänu teie sõnumite eest, sõbrad. Tulge siia, Adrian saatis meie grupi vestlusesse vastuse. Ei, ma ei taha seda teada. Jah, tahan küll. Ei, ma ei taha. Mis siis, kui ta ütleb, et ta armastab mind, aga kui ei armasta või et ma meeldin talle, aga mitte nii? Luka? Palun ära ütle, et sa mind kuulsid. Mul oleks sinu ja Adriani üle väga hea meel, kui sellest asja saaks. Ja kui ei saa, mina olen sinu jaoks olemas. Aitäh, Luka. Esiteks suur tänu teie sõnumite eest, sõbrad.
saata mulle just täna sõnumeid, et meenutada, kui kurb ma peaksin olema. Suurepärane, palju tänu. Tõesti, aitäh. Kas ta siis on rõõmus või ei? See küll ei ole õige asi. Mu isal oli õigus. Mis kasu mul koolis käimisest oleks? Teiesugustega koos aja veetmine on täielik ajaraisk. Ma teadsin, et minu Adrineke ei tahaks ilmaski nende tobudega sõbrustada. Chloe, sa oled ikka samasugune ära hellitatud jõnglane nagu varem. See ei saa olla tema, see ei ole Adrian. Vabandust, Liila Rossi saatis meile just selle sõnum Adriani telefonist. Et meenutada, kui kurb ma peaks olema. Suurepärane, palju tänu. Felix. Kui Adriani sõbrad peavad Felixit temaks, on nad praegu väga löödud. Selline pettumus võib aidata meil soovimata külalistest vabaneda. Felix, ma ütlesin, ma ei lasenud 2 korda ära petta. Lenda mu väike Akuma ja valluta need õnnetud hinged. See ei saa päris kindlasti tema olla. Olen 100% kindel, et seda videot on kuidagi töödeldud. Kinnitatud. Aga me ju tunneme teda ainult sellest ajast, kui suvevähelt tagasi tulime. Ja ta sõbrustas Chloe'ga enne, kui ta meiega hängima hakkas. Ärge uskuge seda videot, see ei ole Adrian. Reili Wifi, Reflecta, Princess Parfüüm. Teist saab nüüd karistajate kolmik. Annan teile väe maksta kätte poisile, keda te oma sõbraks pidasite, aga kes teile niimoodi haiget tegi. Vastutasuks tahan üksnes Lepatrinu ja Musta Kassi imelisi. Ta veel kahetseb oma sõnu. Paha lugu, nad tahavad Adrianile kätte maksta. Tiki, täpid peale. Ole nüüd, Aalia, te kavatsemati päriselt sõpra karistada. Ma olen Reili Wifi, mitte Aalia. Kõik, kes üritavad meid takistada, saavad karistada. Sina ei hakka siin kedagi karistama, Wifi. Sul on aeg välja logida. Paraku on mul satelliidiühendus. Teie teenistuses, Princess Parfüüm. Võtke Lepatrinu kinni. Helistame hiljem. Ma tean, kuhu te lähete, karistajad. Natali, vii Adrian tema tädipojast eemale turvalisse kohta ja vaata, et tal telefoni kaasas ei oleks. Lähme, Adrian. Sul on üks viimase hetke fotosessioon. Praegu. Felix, kas tuled kaasa? Su isa nõudis, et sa tuleksid üksi. Ruttu. Kohe saad karistada, sa nõme. Poisid? Nüüd ma saan aru küll, siin oli 2 Adriani. See selgitab, miks meie igati nunnule videole saadeti nii vastik vastus. Kumb teist on teise õel ja julm teisik? Mis videost ta räägib? Mina ei saa üldse aru, millest nad jauravad. Kumb teist üritas näidata Adriani tõelise koletisena? See oli tema. See on Felix, mu tädipoeg. Ainult tõeline nõmik kaebaks oma tädipoja peale, järelikult oled sina, Felix. Mida sa teed, Adrian? Adrian? Kas see on Felix või ei? Mis sa ise arvad? Tema see on, päris Felix. Jätke ta rahule. Te saite tünga, lollpead. Adrian ohverdas end oma tädipoja nimel. Oodake, tüdrukud, ma ei teinud midagi. Tema on tegelik süüdlane. Aga? See on liiga lihtne ja üldse mitte lõbus. Tahate päris asja? Kohe saate. Sind ootab karistus, paha poiss. Olge oma soovidega ettevaatlikud, pahad tüdrukud.
palun selgita, miks sa üritad seda juustumõrvarit tappa? Sest meie oleme head. Me ei tohi hetkegi kaotada. Black, küüned välja. Ole muret, Adrian, tegelen nendega hiljem. Kõigepealt viin sind kindlasse kohta. Siin ei ähvarda sind ükski oht. Oota, Lepatriinu. Ma olen alati sind armastanud. Mida? Päriselt? Kui sa ainult laseksid mul... Jaga minuga oma julgust, enne kui lähed. Oota, mida? Ei! Milline osa sõnast ei sulle arusaamatuks jäi? Rõve! Sina ei ole Adrian, tema ei käiks kunagi niimoodi peale. See on Adriani tädipoeg Felix. Põrkasin just kokku õige Adrianiga ja ta rääkis mulle kõik ära. Jõudsid ühe päevaga päris palju vaenlasi soetada, aga sõpru ilmselt mitte nii väga. On mul õigus? Lõpetage ära, meil ei ole aega, nad tulevad. Võluvägi! Loodate meid vahukoorega ära osta, et me sulle kätte ei maksaks? Kas tahad kogu ülejäänud elu kala järgi haiseda, kiisuke? Ükskõik, mida sa teed, ma panen su igaveseks pausile. Sa veedad liiga palju aega oma telefonis. Felix, löö see puruks ja kogu õudus saab läbi. Miks ma peaks tahtma, et see läbi saab? Öölane, kas kuuled mind? Sa tahad ju Lepatriinu ja musta kassi imelisi. Mida sina tahad? Mina otsin ka üht väikest ehet. Kas teeme vahetust? Enne võta neilt nende imelised. Ülejäänud arutame hiljem. Oleme kokku leppinud. Lepatriinu ja must kass on ammu karistuse ära teeninud. Loodan, et said piisava õppetunni. Nukid! Nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Aeg muunduda kurjast heaks. Aida, väike liblikas. Imeline Lepatriinu. See video, mille sa mu sõpradele saatsid, see on andeks andmatu. Felixil ei ole enam isa, kes keelaks tal. Mulle ei tohiga andeks anda ema. Seadsin oma lemmiksugulase elu ohtu. Tal on õigus. Seda ei saa vabandusega heastada. Loodan, et suudan sellest õppida ja kunagi parema inimesena tagasi tulla. Mul on tõesti väga kahju. Annan endast parima, et see sulle heastada. Ja sulle samuti, onu. Head aega, Felix. Felix, oota! Adrian, ära mine! Kui sa peaksid ärrituma või vihastama, siis helista mulle, enne kui teed midagi, mida pärast kahetsed. Mul on sinuga väga vedanud. Anna andeks, Black. Seda poleks juhtunud, kui Felix poleks juustu hävitanud ja mu telefoni näpanud. Su tädipoeg võib iga kell tagasi tulla. Kas tead, et mu sõbrad saatsid mulle videotervituse? See on neist nii armas. Mul on üks mõte. Pew, 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 pew. Tšau, sõbrad.
ma ei saanud teie sõnumit kätte, aga olen liigutatud, et te täna minu peale mõtlesite. Te olete parimad sõbrad, keda endale soovida. Ma armastan teid kõiki. Armastan, 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 mina armastan sind ka, Adrian. armastan. Ema, mul on sulle üllatus. Aga Gabriel ei tahtnud seda mulle anda ja pärast kõike, mis juhtus. Minu väike must kunstnik, ma ei saa aru, kuidas sa alati oma tahtmise läbi surud. Jäta endale, see on nüüd sinu. Aga sa ju tahtsid seda nii väga. Ainult selleks, et sulle anda. Sa olid neist alati nii vaimustuses, tahtsid alati, et ma räägiksin sulle kaksiksõrmuste lugu. Ja nüüd on see õnneks jälle perekonnas, kus on selle tõeline koht. Tõlkinud Annika Mänd, lugesid Karin Rask ja Karol Kuntsel. Alguslaulu esitasid Lasteekraani muusikastuudio laululapsed.